Tere kõigile! Mul on väga hea meel, et olete tulnud kuulama LHV veebiseminari. Kuna käimas on märtsikuu ja Eestis tuntakse seda ka kui rahatarkuse kuud, eriti siis just pankade poolt, siis täna ongi meil seminar teemal miks ja kuidas raha säästa. Mina olen Laura ja LHV-s tegelen siis raha kasvatamise toodete turundamisega ehk olen turundusspetsialist ja täna siis käimegi läbi võib-olla mõned põhjused, miks igaüks peaks mõtlema säästmisele, võib-olla ka sellele, et kuidas siis neid sääste kasvatada. Toon näiteid mõnest tööriistast ja jagan ka nippe, kuidas siis üldse teada, kuhu teie raha kulub ja kuidas oma asju hästi organiseerida. Ehk esiteks siis, miks peaks igaüks üldse mõtlema oma raha säästmisele? Kõige rohkem võib-olla räägitakse siis just sellisest meelerahufondi loomisest ja statistikaga hiljutisest LHV uuringust tuli välja, et tegelikult iga 3. Eesti tööealine ei tuleks sissetuleku kadumisel toime üle 1 kuu ja see just näitab ka selle meelerahufondi puudumist. Et meelerahufond on kindlasti üks väga oluline asi, et igapäevaselt vähendada meie stressi, sest tegelikult raha ja just palgapäevast palgapäevani elamine on inimestel üks kõige suuremaid stressiallikaid. Aga meelerahufond aitab meil olla valmis mingiteks ootamatusteks ja seeläbi ka siis vähendada stressi. Aga tegelikult raha säästmine ja kõrvalepanemine aitab tagada ka pikemas perspektiivis omale majandusliku turvalisuse ja rohkem tegeleda ka siis oma tuleviku kindlustamisega. Ning kindlasti meil kõigil mõni unistus, mida me sooviksime täide viia ja paljud neist ilmselt vajavad mingit rahalist tõuget sealhulgas. Ja kui me suudame oma rahaasjad korras hoida, koguda, raha kõrvale panna, siis see annab meile väga palju juurde vabadust. Vabadust võib tähendada nii rohkem aega oma lähedastega, vabadus võib tähendada seda, et me ei sõltu mingist asukohast, me oleme vabamad selles, et kus me tahame olla. Ja vabadus ka tegelikult langetada erinevaid valikuid, et kõigil ei ole alati seda võimalust. Ning kui me oleme suutnud oma igapäeva rahaasjad korda saada ja suudame püsivalt raha säästa, siis tegelikult see on eeldus ka investeerimiseks, mis siis on just oluline, et selle raha väärtust hoida. Aga kui me räägime võib-olla natuke lähemalt, mis meelerahufond on, siis selle termini all võib-olla mõeldakse siis sellist rahalist puhvrit. On välja arvutatud ja leitud, et ilmselt kõige parem või soovituslik on koguda siis 3 kuu oma kulutuste varu. Ehk siis kuna iga inimese sissetulek ja kulutused on erinevad, siis seepärast ongi optimaalne leida see summa just iseenda kulutuste pealt, mitte mingi summa, mille keegi saab ette öelda. Aga et sõltuvalt siis oma turvatundest võiks olla siis 3 kuni 6 kuu kulutuste varu. Meelerahufond, selle eesmärk on tegelikult olla valmis erakorralisteks väljaminekuteks. Selle seas võib olla näiteks lemmiklooma haigestumine, sest tegelikult lemmiklooma sellise ravimise kulud on väga kallid ja võivad mõnikord olla ühe suure väljaminekuna väga suur, aga sealhulgas ka, kui miski läheb katki, on see pesumasin, on see arvuti või midagi, mida me tõesti igapäevaselt vajame, et siis me oleme võimelised selle endale kohe uuesti ostma ja tagama. Ja meelerahufondi puhul võib-olla ja nagu ka teiste eesmärkide jaoks, mille jaoks me kogume, tasub meeles pidada, et suur summa võib ühes hetkes leida olla keeruline, aga tegelikult suur summa on kokku hunnik väikseid summasid, mis tähendab, et kuskilt tuleb alustada ja küll ka väiksed summad siis ajas kokku kogunevad suureks summaks. Ja tegelikult, kui meil on selline meelerahufond olemas, ehk mis tagab meile majanduslikult võib-olla sellise suurema rahulolu ja turvalisuse,
siis see avab meile ka võimalusi, on see kas ettevõtlusega alustamine, karjääri vahetamine või mõni muu selline nii-öelda kalkuleeritud risk, mis me oma elus soovime võtta, et me oleme siis pingevabamad neid otsuseid langetama ja kui me ka näiteks soovime karjääri vahetada, minna õppima, meil on mingite kuude kulutuste jagu raha olemas, et seda endale võimaldada. Ja tegelikult on ka väga oluline selle kõige puhul nii-öelda oma tulevikukindluse või pensionipõlveks valmistumise pool ja kuna ka seal saab ise oma panusega väga palju ära teha, siis see on väga hea nii-öelda järgmine samm, kuhu meelerahufondi juurest edasi minna. Ja nagu juba varem mainisin, siis kindlasti oluline on oma unistusi täita ja kui meil on meelerahufond, siis me saame rohkem keskenduda sellele, kuidas me oma ja mis unistusi me täita soovime. Ja kui me mõtleme veel ka näiteks investeerimise, miks on oluline just ka investeerimise eeldusena omada sellist puhvrit, siis ühtepidi see on hea rahaline harjumus, et me oskame oma igapäeva rahaasjadega ringi käia, aga see tegelikult loob ka selle, et kui meil on mõni investeering, mis ei ole võib-olla positiivses saldos tol hetkel, siis me ei pea seda müüma olukorras, kus meil on väga raha vaja, vaid me ikkagi saame investeerida pikaajaliselt, kuna meil on olemas omaenda selline rahaline puhver. Aga kui me mõtleme võib-olla, mis on mõned põhjused, miks inimestel tegelikult on raske säästa, siis üks näiteks on sotsiaalne surve. Me tihti tunneme, et meie ümber inimestel on mingid asjad või mida me tunneme, et ka meie peaksime omama või muidu me oleme kuidagi kehvemad. Teine asi, mis on kohati selline ka konfliktne, on tegelikult allahindlused. Mõnikord need on väga olulised, kui meil on mingi asi, mida me päriselt vajame, on väga kasulik teha erinevate hindade võrdlemist. Aga allahindluste tuules tihti inimesed ilmselt ka tunnevad, et nad vajavad rohkem asju, kui nad päriselt vajavad, sest me tunneme, et me võidame rahaliselt, aga tegelikult 100% allahindlus saab vaid siis, kui me jätame asja ostmata. Aga võib-olla mõned nipid, mis aitavad siis sellist säästmisega algust teha, on esiteks kindlasti teada, kuhu meie raha üldse iga päev kulub ja selle jaoks aitab siis eelarve või siis nii-öelda tagantjärgi oma kulude kategoriseerimine. Tihti võib olla meil selliseid kulutusi, mida me kas väikeste summadena 1-2 eurostena ei pane igapäevaselt tähele, aga kuu jooksul kogunevad päris suureks summaks või ununeb meil mõnikord mõni selline püsitellimus subscription mõnel platvormil, mida me enam ei mäletagi, et me tegelikult igakuiselt tasume, aga eelarve aitab siis üle vaadata, kas me endiselt kasutame ja peame seda kulutust tegema. Teiseks on pidada meeles, et maksta endale alati esimesena. Siin võib-olla see mõte on just selles, et inimesed mõnikord kipuvad säästma seda raha, mis neil kulutustest alles jääb. Aga tihti, nii palju kui meil raha on, me kipume seda ka kulutama. Et kui meil tuleb sissetulek, siis mõistlik oleks kõigepealt sellest osa säästa ehk kõrvale panna ja kulutada seda osa, mis jääb säästmisest järgi, mitte vastupidi. Et kui me paneme raha kõrvale, siis ma mäletan ka, et algul, kui mina oma säästmisteekonda alustasin, siis tekkis tunne, nagu see ei olekski minu raha või et mul ei ole seda nagu võimalik kasutada. Aga tegelikult me ju paneme raha kõrvale, et täita oma mingeid suuremaid eesmärke, unistusi, anda endale suuremat vabadust. Nii et tasub meeles pidada, et ka see raha, mis me kõrvale paneme, on ikkagi iseendale maksmine. Kolmandaks, mõtelda oma ostud läbi, et me kipume tegema emotsioonioste, kui me näeme midagi ja hetke ajal tunneme, et me väga seda vajame, siis tegelikult on hea näiteks kehtestada 72 tunni mõtlemisaeg. Ehk kui me selle aja jooksul suudame leida nii-öelda praktilised põhjendused ja tõesti iseendale ära tõestada, et ma vajan seda mingit asja, siis võib-olla seda asja on tõesti ikkagi vaja. Aga et võimalikult palju eemaldada nendest ostuolukordadest emotsioone, siis
võimalusel tasub võtta endale selline väike mõtlemisaeg. Hästi töötab ka tihti, kui me automatiseerime oma kas säästmis-, kogumise või üldse investeerimise nii-öelda teekonna. Ehk kui me saame sissetuleku, meil on võimalik tänapäeval juba enamus pankades kõigis luua kas püsikorraldused, et kohe tehtaks mingi kanne siis teisele kontole või investeeritakse mingi summa ja on ka loodud päris palju selliseid nii-öelda mikrovõimalusi, et iga kaardimaksega kuidagi koguda või investeerida. Et need on kõik sellised väiksed sammud, kuidas me automatiseerime ja võib-olla me ei tunneta siis nii palju, et me paneme selle raha kuskile kõrvale ära ja see toimub nii-öelda iseeneslikult ja võib-olla mõnel inimesel on niimoodi lihtsam igapäevaarvelduskontolt sellest rahast nii-öelda loobuda, mis ta enda jaoks kõrvale paneb. Siis võib esitada endale väljakutseid. Näiteks teha, kui teadki, et saad järgmiseks päevaks tööle toidu ise kaasa teha, lõuna on olemas, proovidagi teha nullkulupäevi. Siis kuna tihti, kui me läheme poodi, lisaks sellele, mis meil on vaja osta, me kipume ostma ka asju, mis meile tee peale jäävad ja tegelikult ka poed ju ongi täpselt niimoodi üles ehitatud. Aga kui me suudame mõelda mingid oma ostud ette, näiteks oma toidukorrad paar päeva ette, siis see vähendab meie seda poeskäigu aega ja nii meil on võimalik võib-olla teha ka nullkulupäevi ja tegelikult see võib lõpuks taaskord väikestes summades koguneda kuu jooksul kokku päris arvestatavaks summaks. Ja muidugi me saame rääkida, et kuidas mingeid kulutusi kokku hoida või kuidas säästa rohkem raha, aga mingi hetk tuleb ilmselt ka piir ja et me soovime elada mingis kindlas elujärgus, lubada endale teatuid asju ja teha kindlaid kulutusi, mida me peame tegema, siis mõnikord tuleb ikkagi vaadata üle, et äkki hoopis on vaja oma sissetulekuid suurendada. Sissetulekuid suurendama, kui hakata mõtlema sissetulekute suurendamisele, siis võib-olla hea harjutus ongi kõigepealt panna korraks kirja kõik, mis ma tunnen, et ma oskan või minu varasem töökogemus, mida võiks toetada, mida ma olen pidanud tegema. Äkki mul on mingid hobid, mis hoopis annaks kuidagi enda kasuks tööle panna ja samal ajal saaks teha midagi, mida mulle ilmselt väga meeldib teha, kui see juba on hobi. Et näiteks ka noorena, kui mina võrkpalli mängisin, siis käisin ka võrkpallikohtunikuks, et hiljem võib-olla, kes tegeleb mingite maalimistega, saab müüa oma maale, et leida sellised enda ümbert oma igapäevategevustest ja oma oskustest üles need asjad, et mida annaks kas müüa või mingi teenusena osutada, et suurendada siis lisaks oma põhipalgale ka sissetulekuid. Ning hea asi, mida omada võib-olla on selline soovide nimekiri, et me jõuame ka eesmärkide juurde, aga et kuidas endale eesmärke seada, aga tegelikult ka selline soovide nimekiri võib mõnikord olla päris motiveeriv, ehk hoida sellist nimekiri asjadest, mida endale nii-öelda igapäevakulutuste ajal ei sooviks osta, aga kui tekib mingi selline suurem eesmärk, mille jaoks tahaks koguda, mingi muu eesmärk saab täidetud, et siis on kohe teada need mingid kindlad soovid, mida tahaks endale siis võimaldada. Aga eelarvest natuke lähemalt, et eelarve on siis plaan meie kuludest ja tuludest. Eelarvet võiks soovituslikult teha siis 1 kuu lõikes iga kuu. Seda siis põhjusel, et tihti sissetulek tuleb just meil igas kuus korra ja seetõttu on hea see oma sissetulev summa siis ära planeerida kogu kuu jaoks. Eelarve selles mõttes võiks ka teha läbi harjutuse, et ikkagi teha ka korra aasta jooksul siis selline suurem aastane eelarve või vähemalt siis möödunud aastale korraks tagasi vaadata, sest kui me soovime ka näiteks, me teame, et meil on soov sel suvel osta uus telefon või järgmisel suvel, et me teame kohe juba aasta peale arvestada mingi kindla summaga, mis me jagame kuude kaupa ära, et siis seda saab kohe arvesse võtta ka juba üksiku kuu eelarves.
ja eelarves siis tõesti kulutused võiks olla nii-öelda kõik kirja panna või vähemalt kategooriati, et kui palju läks toidule, kui palju üürile, kui palju tervisele või kui palju meelelahutusele, et meil oleks tõesti siis ülevaade. Eelarvet pidada on erinevaid võimalusi, kuidas. Üks variant on erinevad kontod. See siis tähendab, et näiteks kui tuleb sissetulek, me kanname mingi kindla osa ära oma kohustuste ehk siis näiteks üüri ja kommunaali või laenumaksete kandmiseks ja kogu see kohustustele minev summa on siis eraldi kontol meie igapäevaarveldustest. Samamoodi võiks ka säästmise kontod hoida eraldi, et ma tean täpselt, kui palju ma olen selles kuus juba nii-öelda kõrvale pannud, et säästa. Samamoodi investeerimine ja miks mitte ka näiteks meelelahutuse jaoks eraldi selline konto. Kellele see tundub võib-olla liiga segane ja keeruline, siis nüüd on ka olemas juba päris palju erinevaid äppe, mis siis võimaldavad ka erinevates pankades nii-öelda tehtavad kulutused teile tõmmata ühte äppi kokku, et erinevad kontod ühte süsteemi tuua. Guugeldades tuleb neid päris palju erinevaid välja, et näiteks Eesti oma Balance või on ka MyFinancial, et neid guugeldades saab leida erinevaid äppe, need küll tihti on mingi tasuga, ehk siis tuleb vaadata, et te kindlasti siis kasutaksite seda selle raha eest, mis te sinna välja käite, aga et äpid teevad siis suure osa tööst teie eest ära ja selles mõttes on kindlasti üks hea mugav viis, kuidas katsetada. Aga tegelikult on ikkagi väga levinud ka Exceli formaat, sest ilmselt see on nagu selline paberi peal linnukeste tegemisega, et kui me ise oma käega midagi teeme, siis see tundub kohe rohkem tehtud kui miski, mis toimub võib-olla virtuaalselt. Ehk ka Excelit võib täitsa pidada ja ma järgmisel slaidil näitan ka korraks ühte Exceli template'i, aga samamoodi on selliseid eelarvepõhju päris mitmeid ja kus siis on arvutuskäigud juba valemid ehitatud Excelis ära, ehk teie peate kandma oma kulutused, aga selliseid kokkuvõtteid ja graafikuid aitavad juba erinevad eelarvepõhjad teha. Ja tegelikult on ka eelarvete jaoks loodud sellised erinevad strateegiad, aga kõige levinum neist on võib-olla siis 50-30-20 ja siis just tähendab see siis seda, et meie kuu sissetulekust 50% võiks eelarvestada meie vajadusteks, ehk siis täpselt need kohustuslikud kulutused, ilma milleta me ei saa, ehk laenumaksed, üür, toit, ka internetimakse näiteks, et sellised asjad. Siis 30% võiks jääda meie soovide täitmiseks ja 20% siis säästudeks ja investeeringuteks siis igakuiselt. Et püsiva sissetulekuga inimestel see on siis nii-öelda kuidagi kõige enim praktiseeritav selline strateegia, et 50-30-20, aga neid on ka teistes nii-öelda vahekordades ja et võikski katsetada ja leida endale just selle kõige sobivama, et see annab võib-olla ka eelarvet paremini ehitada, et kui me teame täpselt, kui palju peaks mingi kategooria siis võtma oma osa. Aga siin ma siis näitan ka korra teile ühte LHV sellist eelarvepõhja, et see sai küll millalgi tehtud just eelkõige noortele, aga tegelikult sobib kasutamiseks kõigile, et see on leitav LHV kodulehelt, aga tegelikult on ka veel veebisaidil näiteks Minu Raha olemas täitsa selline pereeelarvepõhi. Ja mida ma siis selle all mõtlesingi, et põhjad, nendesse on ehitatud ära sellised graafikud, mis aitavad visualiseerida teile, kuidas teie raha jaguneb või kui palju millekski kulub, aga ise tuleb siis kanda nii-öelda need õiged summad ja valdkonnad ja numbrid sisse. Aga kuna LHV nüüd veidi üle aasta tuli välja ka kogumiskonto, kas ma natuke tutvustan lihtsalt ühe säästmis sellise võimalusena veel ka kogumiskontot, kuna see on siis eraldiseisev konto meie igapäevaarveldustest ja see saigi tehtud just sel põhjusel, et toetada inimeste sellised säästmisharjumuse tekkimist ja tegelikult väga paljud need põhitõed, millest ma räägin, kuidas võib-olla seda säästmisteekonda võiks enda jaoks üles ehitada, siis kogumiskonto läbib neid nii-öelda samme. Et
esiteks ta saigi just tehtud, et inimesed saaksid endale seada konkreetse eesmärgi, millel oleks siis konkreetne summa, konkreetne tähtaeg ja selline sisuline pool, et meil oleks kogu aeg silme ees, mis see meie eesmärk on ja mille poole me pürgime. Kogumiskonto siis nagu ka teised arvelduskontod, seal on võimalik siis seadistada sinna püsimakse, ehk kui tuleb sissetulek, saab kohe teha sellise, seadistada juba kontot avades ära püsimakse, et kindlal kuupäeval alati sinna läheks kindel summa. Ja kellele võib-olla meeldib selline mängulisem pool rohkem, siis on võimalik kasutada ka mikrokogumist, millest ma räägin samuti lähemalt. Kogumiskonto annab siis meil samuti visuaalset tagasisidet siis kogumisteekonnast, seal tekivad graafikud, kui hästi sa oled püsinud nii-öelda sellel graafikujoonel või sellel, kuidas sa peaksid eesmärgi suunas liikuma ja selline ilmestab siis kogu aeg ja annab võib-olla ka mõned nii-öelda soovitused, et kas sa püsid eesmärgil või kui palju sa peaksid veel see kuu kõrvale panema, et sa saaksid oma eesmärgile uuesti järjele. Kogumiskontol siis on seisval rahal hetkel intress 2% aastas ehk pisike selline boonus selle eest, et üldse kogute. Ja tõesti raha saab välja võtta siis tasuta just siis, kui seda päriselt vaja on. Ehk kui ma kogun uue arvuti jaoks kogumiskontol raha ja tulebki aeg see uus arvuti osta, ma olen oma eesmärgi jaoks raha täis saanud, siis ilma mingi teenust tasuta endale sobival hetkel saan selle raha siis võtta kasutusse. Ja kogumiskontot siis saab avada nii internetipangas kui mobiili äpis, aga mida ma siis mõtlesin tõesti selle selge eesmärgi all, ongi see, et me seame sisulise eesmärgi endale, ehk siis näiteks siin ma tõin näite uue arvutiga, me paneme selle jaoks kindla summa, et näiteks 1500 eurone on see eelarve, mille eest ma soovin endale arvutit osta ja näiteks täpselt aasta pärast ma sooviksin olla selles kohas, ehk siis kogumiskonto annab kohe soovituse, palju me peaks nii-öelda eesmärgi saavutamiseks siis hinnanguliselt koguma ja ongi võimalus siis seadistada näiteks esimene makse ja samamoodi kohe antakse soovitus, et kui palju siis tuleb nii-öelda edasi koguda ja saab ka panna endale kordajaid mikrokogumisele. Aga hästi lühidalt mainin ka, et mis mikrokogumine on, et võib-olla kes on LHV investeerimistoodetega rohkem võib-olla kursis olnud, et siis on ka mikroinvesteerimisest kuulnud ja selline mikrokogumise võimalus on ka täitsa teistel turul olijatel olemas. Aga see siis tähendabki, et saab koguda iga debetkaardi maksega, ehk kui ma lähen poodi, soovin osta endale vee, mis maksab 80 senti, siis see summa ümardatakse täisarvuni ehk 1 euroni ja see vahe 20 senti, mis seal jääb, kantakse siis minu kogumiskontole ja seal on siis tõesti võimalik seada ka selliseid kordajaid, et kes tunneb, et on võimeline rohkem iga debetkaardi maksega kõrvale panema, siis saab seada endale erinevaid kordajaid. Ja LHV statistika puhul me näemegi, et kõige populaarsem kogumiskonto eesmärk tõesti ongi just meelerahufondi kogumine ja keskmiselt siis mikrokogumisega kogutakse siis 215 eurot need, kes siis kasutavad seda mikrokogumist. Aga lisaks sellele, kui meil on olemas juba mingi summa puhvrit, siis on tegelikult võimalik sõlmida ka tähtajaline hoius. Seda saab sõlmida alates 100 eurost ja see periood siis on maksimaalselt 24 kuuks. Et hoiuse puhul on võimalik ka teha nii-öelda mitu erinevat hoiust, et kui näiteks tekib ikkagi olukord, et me peame mingi summa võtma varem kasutusse, kui me oleme arvanud, et see võiks juhtuda, siis kui me oleme teinud hoiuse mitmes osas, siis me ei kaota nii-öelda kogu seda intressi, vaid ainult sellelt mingilt jupilt. Ehk näiteks, kui meil on 1000 eurot, mida me soovime 3 kuuks hoiustada, 3-kuulisele hoiusele panna, siis me võime teha ka 2 näiteks 200 eurost hoiust, ja ühe nii-öelda 600 eurose, ehk kui me näiteks mingi hetk peamegi see 200 eurot kasutusele võtma, siis me kaotame ainult selle pealt selle intressi osa, aga ülejäänud jääb hoiusele edasi. Et hoius on siis üsna selline hea võimalus kasutada raha, mida me igapäevaselt ei vaja. Aga
võib-olla miks üldse peaks või miks üldse on tehtud sellised intressid erinevatele toodetele ja miks räägitakse sellest raha kasvatamisest, on just see, et tegelikult meie raha väärtus langeb. Ehk enamasti, kui me hoiame raha kas lihtsalt sulas või ka mõnikord pangakontol, siis see kaotab ajas väärtust ja võib-olla palju käib läbi sõna inflatsioon, et see tegelikult tähendabki siis, et 1 euro täna on väärt rohkem kui 1 euro homme. Ja siit tõin ka siis Statistikaameti lehelt välja joonise siis, kuidas tarbijahinnaindeksi muutus on olnud viimase 20 aasta jooksul ja võib-olla hea näide siis sellest just ostujõust on see, et kui aastal 2005 me oleksime saanud 1000 euro eest osta mingi kindla asja, siis sel aastal, aastal 2025, me peaks käima selle sama asja eest välja 2221 eurot. Ehk see näitab, kuidas siis see 1 euro on ajas väheneva väärtusega. Ja just see on võib-olla põhjus, miks kõik võiksid mõelda või tutvuda just võimalustega, kuidas mingis summas vähemalt seda raha väärtuse langemise vastu siis oma raha tööle panna. Aga siia juurde siis väga lühidalt tutvustangi korraks ka sellist investeerimise kontseptsiooni, et tegelikult ka selline intressi teenimine sellises vormis kattub natuke siia alla, aga et kõigepealt kindlasti, kui me räägime investeerimisest, peaks mõtlema ka, et investeerimine ka enda oskustesse ja nende arendamistesse on investeering iseendasse. See tihti võib aidata meil kasvatada sissetulekut, on see oma palgatöö juures palgatõusu saamine või siis mingite selliste lisasissetuleku allikate tekitamine. Kui meil vähegi on püsiv sissetulek, siis me võiksime proovida säästa sellest võimalikult suure osa. Ja kui me suudame selle hakata säästma ja tekitada ka mingi puhvri, siis on hea võimalus panna oma säästud ka tööle. Et meie veebilehel investeerimise ABC täitsa saab ise ka selle kalkulaatoriga mängida, mis ma siin paremal olen toonud, aga lihtsalt selline üks näide, et kui me paneme 300 eurot kuus kõrvale 3 aastas ja siis, kui me oleksime lihtsalt kogunud selle raha, siis me oleksime saanud kokku 10 800 eurot, aga valisin siit näiteks 5% sellise intressi, mis on selline pikaajalise investeerimise keskmine tihti, siis me investeerimisega näiteks oleks saanud juba 11 674 eurot selle sama perioodi jooksul. Aga väga tähtis ongi ilmselt silmas pidada, et iga inimene on erinev. Alustada võiks alati väikeste summadega, ka selles mõttes raha säästmist, et endale seda harjumust tekitada, et summasid saab alati ajas kasvatada, aga just see harjumuse tekitamine on hästi oluline ja seetõttu on hea alustada väikeste summadega ja kõige olulisem on, et me oleksime tegelikult järjepidevad selles, mis me ette võtame. Ja et kui selline meelerahufond on kogutud, siis see võiks tõesti olla see selline investeerimise eeldus ja peale seda, kui me tunnemegi, et me tahaksime rohkem kuidagi oma raha ostujõudu säilitada, oleme valmis rohkem nende teemadega kurssi viia, et siis tegelikult mida varem me alustame ja see tegelikult käib ka hoiuste kohta täpselt samamoodi, et hakkab iga asi, mis teenib intressi, siis tekib tegelikult ka liitintress, et näiteks kogumiskonto näitel, kuna iga kuu siis makstakse kuu jooksul seisvalt rahalt kogunenud intress kontole, siis tegelikult me saame sellesama kogunenud raha eest siis koguda uuesti intressi ja nii töötabki liitintress, et tulu hakkab omakorda teenima siis tulu. Aga kui mõelda, kuidas siis ikkagi oma rahaasjad korda teha või jälgida, et me saaksime püsivalt säästa, siis kõige olulisem olekski esiteks teha selgeks, kuhu raha kulub, ehk siis eelarve on hea võimalus selgitada välja võib-olla kulutused, mille peale me igapäevaselt ei tuleks või me arvaks, et me ei tee neid,
et eelarvest või sellisest tagantjärgi kuu analüüsist tulevad need hästi välja. Teiseks me võiksime seada konkreetse eesmärgi, et mille poole siis püüelda. Kolmandaks teha siis eesmärgi suunas plaani ehk täpselt, kui palju me peaks iga kuu kõrvale panema. Äkki meil on mõni kuu, kus meil on sissetulek suurem, me saame siis panna eesmärgi jaoks natuke rohkem kõrvale, et jooksvalt nii-öelda oleks surve väiksem, aga et igaühe see plaan peakski olema erinev. Siis kindlasti ei saa peale esimest korda alla anda, et tuleb katsetada ja leida, mis töötab just sinu jaoks, ehk on see erinevad tööriistad, on see eelarvestamise jaoks Excel, see tundub liiga palju tööd sinu jaoks, äkki see on mõni äpp ja samamoodi, et kellele töötab selline kuu eelarve, aga võib-olla mõnele sobib hoopis nädala vaates, et jagad oma siis kuu sissetuleku nädalate peale ära ja just nädala sees vaatad, kuidas sa selle kindla summaga siis toime tuled. Ja oluline on, et ühesõnaga, et kui algul isegi tundub see säästmiseline keeruline ja ka raske, et me julgeksime alustada väga väikestest summadest ka ja pingutada just selleni, kuni meil üks hetk tekib harjumus ja see on meile hästi loomulik tegevus. Aga kuidas võib-olla hoida end motiveeritult, mõni selline väike punkt, et kuigi me seame eesmärgi, siis tegelikult väga oluline on seada ka vaheeesmärgid. Ja kuna ma käisin korra juba sellise hea eesmärgi punkti võib-olla üle, siis kordan veel kord, et hea eesmärk peaks olema kindlalt numbriline ehk väga selge summaga, mis me soovime kokku saada, siis kindla tähtajaga, et me suudaks selle teha väiksemateks tükkideks aja peale ära jaotada. See peaks olema saavutatav, sest et kui me tunneme, et eesmärk on meile pea võimatu, siis me saavutame selle mittemotiveerituse väga ruttu. Aga et me võiksime seada ikkagi eesmärke, mis me oleme suutelised saavutama ja kindlasti peaks eesmärk olema meile oluline, et me püsiksime motiveeritud. Ja tegelikult vaheeesmärgid siis just annavadki selle olulise aspekti, et me suudame saavutada eduelamusi, selline säästmisteekond muutub meie jaoks mängulisemaks, see ei tundu ainult raske, vaid me tunneme ka uhkust, et me oleme mingi maani võib-olla suutnud juba säästa või saanud oma eesmärgi jaoks mingi summa kokku ja hakkabki tunduma, et vot nüüd ma tõesti suudan seda. Siis mõnikord võib töötada ka see, kui leiad kaaslase, kellega teekonda jagada, näiteks teadki, et sul on mingi sõber või elukaaslane, kellega sa koos soovid reisile minna, et te nii-öelda koos pürgite ühise eesmärgi nimel, siis te jagate neid võlusid ja valusid ja selles mõttes, et on, kellega neid mõtteid põrgatada. Ning kindlasti siis igaüks peab vaatama, mis on just tema jaoks sobiv tööriist või toode, mida kasutada ja kuidas endale see võimalikult mugavaks teha ja ikkagi võimalikult palju soovitaks ka automatiseerida, et oleks seda teelt kõrvale kaldumist nii vähe kui võimalik. Ehk kokkuvõtteks alustage täna. Eile oli eriti hästi ja homme pole ka veel hilja, aga võiks täna. On hea panna paika siis kindel strateegia, plaan, et hoida end järjepidevalt siis selles plaanis ning valida siis just endale sobiv tööriist ja meetod. Pidage meeles, et raha ise ei pea olema just mingi eesmärk omaette, aga raha on vahend, mis aitab meil tõesti siis saavutada iseenda suuremaid eesmärke ja unistusi. Aitäh! Kui on küsimusi, siis saab kirjutada info@LHV ja aitäh kõigile, kes kuulasid ning soovime väga palju edu teile, et teeksite algust juba täna.